Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna tutvustan teile sellist töövahendit nagu Brisk ja alguses siis näitan, et kuidas siis seda kasutada, kontot teha, laienduseks lisada. Nimelt ta töötab siis sellisel viisil, et ma pean oma Chrome'i brauserisse lisama laienduse ja ta on siis ehitatud üles nii, et ta töötab Google'i kontoga. Nii et ma lähen aadressile briskteaching.com, võtan nüüd siit selle Add to Chrome for free. Nii, ja nüüd siis lisan ta endale siis siia Chrome'i lisalaiendus ja ta lisatakse mulle siia üles. Ja kui ma tahan siis neid oma laiendusi näha natukene, võtab see aega, siis siit laienduste alt ma tegelikult näen. Et kui ma tahan teda nüüd kogu aeg näha, siis ma võin ta ka endal kinnitada nii, et mul on alati ta siin näha. Ja nüüd see konto või sisse logimine käib tegelikult niimoodi, et ma lihtsalt ütlen, et jah, et ma login sisse, ma olen nõus nende tingimustega. Mina kunagi ei seo neid kontosid, vaid ma panen siia oma meiliaadressi. Mul on üks selline katseaadress ja valin siis, et saada mulle kood. Ja nüüd ta saadab mulle postkasti koodi ja siis mul ei olegi nagu parooli, ma kopeerin selle lihtsalt siit postkastist ja kleebin selle siia, Ctrl-V ja login sisse. Nii et nii ta nagu kontrollib läbi minu postkasti, et tegemist on minuga. Ja nüüd siis on ta mul siia ilusti lisatud, siia laiendusena. Ja kui ma nüüd olen mingisuguse dokumendi peal, ma teen siin ühe väikse refreshi, nii vaatan, et ma olen õige kontoga sees. Mul on mitmeid erinevaid kontosid, siis teile ilmub alla paremale üks selline väike must nupp, mis näitab, et see on teil olemas ja selle peal klõpsates siis avanevad erinevad võimalused. Aga sellest ma räägin juba järgmises videos.